Tere! Olen Anett Arula, õpin 8. klassis. Koostöös Tallinna Loomaaiaga tegin uurimistöö, mis oli mulle huvitav ja väga vajalik loomadele. Uurimistöö konkreetne idee tuli juhendajatelt, aga kuna ma olen väiksemana perega palju loomaaias käinud, siis huvi loomade vastu on juba ammu. Varasematest külastuskäikudest loomaaeda on praeguseks ajaks tekkinud suur armastus kaslaste vastu. Nüüd tekkiski mul loomaaia töötajate abiga võimalus loomade heaolu jaoks midagi ise oma kätega teha ja ma pidin seda võimalust kasutama. Ma uurisin oma uurimistöös Amuri leopard Alekseiga käitumist ning me teostasime 3 keskkonnarikastust, et vähendada Aleksei stereotüüpset käitumist. Järgnevalt tutvustan teile oma uurimistööd. Minu uurimistöö teemaks on loomaaia loomade elukeskkonna rikastamine lõhnade abil Tallinna Loomaia Amuri leopardi näitel. Loomaaedade üheks tähtsamaks ülesandeks on ohustatud liikide kaitse ja nii ka Tallinna loomaaias. Loomaaia põhitöö seejuures on loomade pidamine selliselt, et nende heaolu oleks tagatud. Loomaaia loomadel ei ole aedikus samu võimalusi nagu nende liigikaaslastel looduses ning paratamatult võib loomal igav hakata. Loomaaias täidavad loomad oma aega stereotüüpselt käitudes ehk sihitult midagi tehes. Stereotüüpne käitumine on korduv käitumismuster, millel pole ilmset eesmärki ja funktsiooni. Stereotüüpne käitumine esineb ainult loomaaia loomadel ning looduses elavad loomad stereotüüpset käitumist ei tee. Erinevatel loomaliikidel on stereotüüpne käitumine ka erinev. Tuntum stereotüüpse käitumise liik on edasi-tagasi kõndimine, mis on iseloomulik ka suurtele kaslastele. Stereotüüpne käitumine on loomaaedades aktuaalne teema ning seda uuritakse, et leida viise stereotüüpse käitumise vähendamiseks. Stereotüüpset käitumist üritatakse vähendada loomaaia loomade elukeskkonna mitmekesisemaks muutmise ehk elukeskkonna rikastamise abil. Elukeskkonna rikastamine on tegevus, mille käigus püütakse parandada loomaaia loomade elukvaliteeti. Igapäevase rikastamise kaudu üritatakse esile kutsuda loomade liigiomaseid looduslikke instinkte ja harjumusi, millega loomaaia stiimulite puudumise tõttu loom ei tegele. Protsessi käigus vähendatakse metsloomade loomaaias elamisega kaasnevat stressi ja püütakse tagada loomade optimaalne heaolu. Käesolevas uurimistöös uuritakse erinevaid elukeskkonna rikastamise võimalusi. Uurimistöö on läbi viidud koostöös Tallinna Loomaaiaga, kus erinevad elukeskkonna rikastamise meetodid on kasutusel igapäevaselt ja süstemaatiliselt. Uurimistöö eesmärkideks olid valmistada ette ja viia läbi Amuri leopardi keskkonnarikastust 3 uue erineva lõhnaainega, mida varem ei ole Tallinna Loomaaias kasutatud. Vaadelda Amuri leopardi käitumist enne keskkonnarikastamist ja uute lõhnaainetega rikastamise ajal. Hinnata keskkonnarikastusel kasutatud lõhnaainete mõju ja efektiivsust Amuri leopardi käitumisele. Uurimistöö hüpotees oli, et looma stereotüüpne käitumine väheneb keskkonnarikastuse tulemusena vaatlusperioodi ajal. Selle hüpoteesi aluseks on paljude töös viidatud uurijate seisukohad, et keskkonnarikastused aitavad loomaaedades elavate loomade elukvaliteeti oluliselt parandada. Uurimise objektiks rikastuste läbiviimisel valiti arutelude tulemusel juhendajatega isane Amuri leopard Aleksei. Amuri leopard on äärmiselt ohustatud liik. Nende arvukus on viimase 10 aastaga oluliselt kasvanud ja oli 2020. aasta novembris 113 looduses elavat isendit, millele lisaks elas loomaaedades veel 230 looma. Amuri leopard Aleksei sündis 2014. aastal Inglismaa Twycrossi loomaaias ning toodi Tallinna Loomaaeda 2016. aastal. Loomaaia töötajate sõnul on Aleksei julge ja tahab inimestega suhelda. Seetõttu on tegemist vaatluseks igati sobiva loomaga. Amuri leopard Aleksei kõige iseloomulikum ja ka ainuke stereotüüpne käitumine on edasi-tagasi kõnd. Lõhnataju on kaslastel väga tundlik ning looduses üks olulisemaid juhtivaid tajusid. Käesolevas uuringus otsustati valida Amuri leopard Aleksei keskkonnarikastuseks sensoorne rikastamine erinevate lõhnaainetega. Varasemalt tehtud uurimistööde alusel valiti välja 3 rohkem tähelepanu saanud lõhnaainet: ingver, muskaatpähkel ja lavendel. Oluliseks põhjuseks valitud lõhnaainete kasutamiseks oli, et neid ei ole varasemalt Tallinna Loomaaias kasutatud. Rikastusvahenditena, kuhu lõhnaaineid kanda, valmistati 3 linnasest kangast riidelappi. Linnane materjal valiti seetõttu, et see on looduslik
ega kujuta loomale nii suurt ohtu kui näiteks sünteetilised materjalid, mille sissesöömisel võivad tekkida terviseprobleemid. Riidelapi meetodid on kasutatud ka varasemates uurimistöödes. Linasest materjalist õmmeldud lapid olid mõõtmetega 60 × 95 cm. Iga rikastuslapi peale kanti erinevaid lõhnaaineid. Rikastusel kasutatud lõhnaainete retseptid selgusid eelnevate katsetuste käigus, kuna kirjanduses pole lõhnaainete kogustest informatsiooni. Esimese rikastuslapi peale pihustati ingveri tõmmist 240 korda. Tõmmis valmistati toorest ingverist. Teise ja kolmanda rikastuse viimistlemine oli sarnase tehnikaga. Rikastuslapile pihustati muskaatpähkliõli või lavendliõli segu 20 korda ja segu saadi vastava õli lahjendamisel baasõliga. Lapid valmistati ette rikastuspäeva hommikul ning pakiti kilesse, et säilitada võimalikult intensiivset lõhna. Sensoorse rikastuse mõju ja efektiivsuse väljaselgitamiseks kasutati käesolevas uurimistöös vaatlusmetoodikat. Looma käitumise fikseerimiseks rikastamise ajal koostati vaatluslehed, millele märgiti vaatluste jooksul kogutud informatsioon. Andmeid koguti 3 liiki käitumise kohta: edasi-tagasi kõnd ehk stereotüüpne käitumine, rikastusega tegelemine ja muud tegevused, milleks olid näiteks jalutamine, magamine, märgistamine ja külastajate jälgimine. Täiendava informatsioonina hinnati vaatluste ajal teostatud rikastusaktiivsust. Rikastusaktiivsuse hindamiseks koostati 5-astmeline hindamisskaala. Amuri Leopard Alexei käitumisvaatlused viidi läbi 4 korral 2 tunni kaupa 2020. aasta novembris. Rikastusvaatlustele võrdlusandmete saamiseks viidi eelnevalt läbi eelvaatlus, mis toimus 7. novembril algusega kell 10:30. Rikastuste vaatlused toimusid järgnevatel laupäevadel sarnastel ajavahemikel. Ingveriga rikastamine 14. novembril, muskaatpähkliga rikastamine 21. novembril ja vaatlus lavendli rikastusega toimus 28. novembril. Vaatluste algusajad erinesid, sest need sõltusid Amuri Leopardi Alexei siseruumidest väljalaskmise ajast. Taustainfo kogumiseks enne ja pärast välitöid valmistati ette ning viidi läbi 6 intervjuu Tallinna loomaiatöötajatega. Eelintervjuu toimus 7. novembril 2020. aastal. Järelintervjuud toimusid pärast viimast rikastamist 28. novembril 2020. aastal. 3 rikastuse vaatluse ja 1 eelvaatluse käigus jälgiti Amuri Leopard Alexei käitumist. Vaatluste käigus kogutud andmed koondati ja on esitatud graafikuna. Esmalt võrreldi stereotüüpse käitumise aega ning võrreldes eelvaatluse tulemustega oli ingveriga rikastuse korral stereotüüpse käitumist 13 minutit rohkem kui eelvaatlusel. Nii muskaatpähkliga kui ka lavendliga rikastusel oli stereotüüpse käitumise aeg oluliselt lühem võrreldes eelvaatluse ajaga. Teise tulemusena võrreldi rikastusvahendi kasutamise aega. Amuri Leopard Alexei tegeles ingveri ja muskaatpähkliõli rikastusega võrdselt kokku 10 minutit. Lavendliõli rikastusega tegeles Amuri Leopard kokku 31 minutit, mis oli ka pikim rikastusega tegelemise aeg meie uuringus. Uluki hooldajate intervjuudest selgus, et tavapäraselt kestab lõhnaga rikastamisel looma huvi rikastuse vastu 2–3 minutit. Amuri Leopardi keskkonna rikastusaktiivsust ehk looma aktiivset tegelemist rikastusvahendiga hinnati vaatluste käigus 5-astmelise skaalaga. Hinnangutest loeti aktiivsemateks tähistega C ja D märgitud hinnangud. Kõige aktiivsem rikastus oli muskaatpähkliõliga, millele kulunud ajast moodustas 100% Amuri Leopardi aktiivne tegevus. Teine tulemus oli ingveriga tõmmise rikastusel, mille aktiivsus oli 70% rikastuse ajast. Kolmas tulemus oli lavendliõliga rikastus, mille aktiivsus oli 51,4% rikastuse ajast. Keskkonnarikastuse efektiivsuse hinnang kujuneb kõigi kogutud andmete tulemusena. Kõige vähem efektiivne oli ingveri tõmmise kasutamine stereotüüpse käitumise aja pikenemise tõttu ja kõige efektiivsem oli muskaatpähkliõliga rikastamine, sest 100% rikastamise tegelemise ajast oli aktiivne ning oluliselt vähenes ka stereotüüpne kõnd. Uurimistöö hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Amuri Leopardi Alexei stereotüüpne käitumine vähenes keskkonnarikastuse tulemusena vaatlusperioodi ajal 2 juhul 3.
kasutatud lõhnaained osutusid piisavalt efektiivseteks ja toimisid hästi Amuri leopardi elukeskkonna rikastamiseks. Tulemuste põhjal võib kindlasti soovitada ingveri, muskaatpähkliõli ja lavendliõli kasutamist Amuri leopardite elukeskkonna rikastamisel. Samuti osutusid valitud meetodid keskkonnarikastuse ettevalmistuseks ja läbiviimiseks sobivateks. Uurimistöö kokkuvõttena võib öelda, et püstitatud eesmärgid said täidetud. Läbi viidi Amuri leopardi elukeskkonna rikastus 3 erineva lõhnaainega, mida polnud antud liigi puhul varem Tallinna loomaaias kasutatud. Keskkonnarikastuse ajal vaadeldi Amuri leopard Aleksei käitumist ning koguti välja töötatud vaatlusmetoodika alusel mitmesuguseid andmeid. Kogutud andmete põhjal hinnati lõhnaainete mõju ja efektiivsust Amuri leopardi käitumisele. Uurimistöö tulemused kinnitasid keskkonnarikastuse olulisust looma ja loomade stereotüüpse käitumise vähendamisel. Ma tänan, et sain teile tutvustada oma uurimistööd. Loodan, et minu töö andis hea ülevaate mõnest küsimusest, mida looma ees püütakse igapäevaselt lahendada. Oleksin väga rõõmus, kui uurimistöö tulemused aitaksid ka edastiste keskkonnarikastusplaanide koostamisel nii Amuri leoparditele kui ka teistele kasslastele. Samuti loodan, et mõned noored leidsid inspiratsiooni minu uurimistööst ning aitaksid looma ja loomade elu mitmekesisemaks kujundada. Olen väga tänulik loomaaiale ja loomaaias töötavatele suurepärastele inimestele võimaluse eest koostööd teha. Eraldi tahan tänada loomaaias mind rikastuste läbiviimisel aidanud uluki hooldajaid Jana Tulper ja Elena Tšernikova. Tänan ka suure abi eest uurimistöö juhendajaid Karmel Ritsonit ja Kristiina Taitsi, kelleta see ei oleks võimalik olnud. Aitäh, Kristiina ja Karmel, et te noore tüdruku unistuse tõeks tegite ning aitasite seda uut teemat õppida. Tänan samuti õpetaja Alvarit, kes aitas mul seda protsessi läbida, olles mulle kogu aeg toeks. Tänan!